täna räägime Samsung Note 9-st. Note 9, jah. Nii, tegelikult on asi selles, et seda karpi, või selle karbi sisu ma olen tegelikult juba näinud. Ma hakkan seda karpi lahti tegema ja tegema Seega me teeme kiire unboxingu ja vaatame, mis see telefon endast kujutab. Nii, selline ta on. Samsung Galaxy Note 9, sinist värvi, kuldse pastakaga. Mida me sellest telefonist teame? Märkmed? Ei, ma olen tegelikult siin täiesti üksinda. See asi Note 9-ga on see, et isegi kui sul ei ole märkmeid, siis sul on võimalik teha märkmeid otse ekraani peale sellega. Esimene asi, aku. Samsung on Note 9-sse pistnud seni nende kõige suurem aku üldse. Kui Samsung Note 7 oli 3500 mAh aku, 8-l 3300, sest Note 7 plahvatas. Siis Note 9 seal aku on 4000 mAh ja Samsung jutu järgi see võiks kesta terve päev ja tal on kiirlaadimine. Teisena toob Samsung välja, et Note 9 on väga-väga hea mälu. Sisemälu on selle telefonil lausa 128 GB ja seda on võimalik välise mälukaardiga siis mõistega laiendada. Neljandaks, kolmandaks, viiendaks, ma ei mäleta enam. Telefonil peaks olema Samsungi seni kõige parem kaamera, sest see on Samsungi kõige uuem telefon, kõige kallim telefon. Note 8 tegi iseenesest väga-väga häid pilte ja ei ole kahtlust kahelda, et ka Note 9 saab sellega hakkama. Neljandaks on selle telefonil loomulikult kuldpliiats. Selle pliiatsiga erinevalt Note 8-st sa saad kontrollida ka Bluetoothi ühenduse kaudu. Sellel pliiatsi tähendab on Bluetoothi ühendus. Ja see tähendab, et sa saad selle pliiatsiga lisaks ekraani peal kirjutamiseks juhtida ka oma tähtsust koosolekut, saad olla ekraani ees ja vajutada slaididel järgmine. Mõistagi on see telefon ka ääretult kiire. Seal saad kõik oma multitaskimised ära tehtud, saad kasutada korraga kalkulaatorit ja Outlooki. Huvitav uuendusena on Samsung seekord telefoni ära integreerinud ka DeXi. Ehk siis selle asja, mille varasemalt sa pidid Samsungilt juurde ostma, mis on selline väike alus, kui peale sa oma telefoni paned juhtme taha ja juba peaksid saama teha oma telefonist täisväärtusliku töölaua. Selle lühikese unboxing video juures ma olen märganud ka seda, et mul praegu pole fookust, kui ka seda, et tegelikult on telefonil on isegi kui tema diagonaal on 6,4 tolli, mis on väga-väga suur telefoni kohta, siis käes ta tundub üpriski mõistlik. S-Peni puhul kuulake ühte asja. Ja viimasena tegelikult kõige tähtsam asi, nimelt telefoni hind. Kui, nüüd tähelepanu, kui sa peaks tooma enda vana telefoni tagasi, siis telefon maksab 899 eurot. Aga kui sa vana telefoni tagasi ei too, siis uus Samsung Note 9 maksab 999 eurot. Ja kus seda telefonist saab? See telefoni saab 9. kuni 23. eeltellida Tele2 e-poest, mõistagi. Tarne algab 17. august, kõige varasemalt, ja reaalselt müüki see telefon poodidesse peaks jõudma 24. augustil. Seniks aga panen mina oma SIM-kaardi siia telefoni sisse ja ma olen 99% veendunud, et seda otsust ma ei pea kahetsema. Järgmise korrani, tšau, paka!